Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 28. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame Pärnu Hoobis. Täna palusin külla ühe naisterahva, kellega mul siiamaani isiklikku kontakti ei ole, kuid kelle tegemisi ma olen natukene juba saanud jälgida ja näha tema panust ühiskonda. Ja sestap on ka see põhjus, mille pärast ma külla kutsusin täna. Tere tulemast, Heli Tooman! Tere, aitäh kutsumast! No see peamine põhjus, millest ma kohe kinni haarasin, miks ma soovisin sinuga rääkida, me leppisime eelnevalt kokku, et me sinatame, oli see, et alles hiljuti said turismi arendamises elutööpreemia. Mis see tähendab sulle kui sellise suure tunnustuse saajale? See oli ikka tõeliselt liigutav ja ma arvan, et iga inimene on seda väärt, et teda märgataks ja kui on midagi hästi tehtud või kaua tehtud, tunnustataks. Et see on nii inimlik ja see on kuidagi nii tore ja kui ma siis mõtlesin, et keda kõiki ma tahaksin tänada selle eest, et mind märgati ja mind tunnustati, siis ma mõtlesin, et kindlasti neid, kes seda märkasid ja mind esitada otsustasid. Kindlasti Eesti Reisi- ja Turismifirmade Liitu, kus töötavad ikkagi tõelised profid ja kelle juhatus tegi siis sellise otsuse, et nad aktsepteerisid mind selle tunnustuse vääriliseks. Et see oli minu jaoks võib-olla tohutult oluline, et turismi inimesed on mind siis haridusvaldkonna inimesena tunnustanud. Ja kui ma siis veel edasi mõtlen, siis ma olen turismis ju tegev olnud kokku pool sajandit, igasugu ametites. Kõik see on olnud nii põnev ja nii tore ja mu ümber on olnud nii palju vahvaid inimesi ja kolleege ja neid kõiki teekaaslasi, kes selle 50 aasta jooksul on minu ümber olnud, tahaksin tänada, sest see on olnud niisugune tore teekond koostöös väga-väga paljude inimestega ja väga tahaksin tänada ka kõiki neid, keda mul on olnud võimalus õpetada, nii et ma siin jämedalt rehkendasin kokku, et neid kolledži turismiala õpetajaid on ikkagi kusagil 2000 ringis, et see on päris suur arv. Ja kui ma seal samas turismimessi ringi vaatasin, kui mul see tunnustus siis nii-öelda välja hõigati, siis ausalt öeldes, kui ma nägin, kui palju oli seal kuulajate hulgas meie kolledži vilistlasi, siis võttis mul päris pisara silma, et on väga hea meel. Kas see oli natukene nagu ootuspärane ka? Oskasid sa nagu arvata, et midagi sellist tuleb? Ma tean, et seda auhinda on parem antud korra välja Daisy Järbale, kes on tõesti, muljet avaldavalt kaua olnud turismis, on ise reisibüroo omanik, on olnud väga pikka aega Eesti Reisi- või Turismifirmade Liidu president, on olnud tegelikult Tuur-Eesti, selle Eesti rahvusvahelise turismimessi algataja ja korraldaja ja väga-väga suurte teenetega Eesti turismi arendamisel. Ma rohkem ei teagi, kas on veel mõni. Ja mina teadsin seda, et sellel aastal sellist tunnustust välja ei antagi, et antakse parem turismiobjekt ja parem siis turismi edendaja. Nii et selles mõttes oli see üllatus. Ma ei saa öelda, et võib-olla kunagi on mõte läbi käinud, et äkki mind ka kuskil kellegi poolt millalgi. Aga tõesti see oli üllatus, sest et mina teadsin, et sel aastal sellist tunnustust välja ei käida. Mis tunne see on, kui järsku öeldakse, et palju õnne, Heli, sinu töö, me toome seda esile? No tunne on selline, et ega ei oskagi seda tunnet kirjeldada, et liigutav ja rõõmus ja südamlik ja tänulik ja neid sõnu võiks siia juurde veel palju öelda, et igal juhul see tähendas mulle väga-väga palju. Aga kui me räägime turismi arengust ja õpetamise mõttest, kuidas meil on, kui võrrelda turismiõppe algust ja tänasel päeval, kui palju see nagu muutunud nii-öelda on ajas? Ma hakkaks võib-olla natukene peale sellest, et kuidas mina üldse sattusin turismi õpetajaks. Et ma olen tõesti teinud igasuguseid toredaid turismiga seonduvaid tegevusi, et ma olen olnud hotellijuht, ma olen olnud giid, ma olen reisisaatja, mille tõttu ma juba nõukaajal sain päris palju välismaal käia. Ja ma töötasin päris pikka aega Pärnu ühe suurema ettevõtte Pärnu Keki ametiühingu komitee esimehena. Ja tollal ametiühingu töö oli natuke teistsugune kui praegu. Ja üheks meie väga suureks ettevõtmiseks oli alati kultuur, sport, üritused, nii et ka ekskursioonid. Meil oli suur ettevõtte, hiigelaegadel töötas kuskil 2000 inimese ringis
ja ametiühingu komitee esimehena oli mul tollal juba võimalus olla reisikorraldaja, nagu väikene reisibüroo. Et me korraldasime väga palju reise oma töötajatele, ettevõttel olid bussid, meil olid vahvad bussijuhid, nii et me tegime palju bussireise, aga me reisisime ka Siberisse ja Karpaatidesse ja mõned välistuusikud olid ka aeg-ajalt jagada. Nii et ütleme sellise turismitegevusega puutusin kokku ikka päris pikka aega, 15 aastat. Ja siis, kui hakkas tulema Eesti iseseisvuse lõhn juba nii-öelda õhku, siis hakkas Pärnu KEK ka nagu heas mõttes lagunema, et hakkasid tema sisse tekkima nagu väikesed organisatsioonid või ettevõtted. Ja kuna Pärnu KEK-il oli päris mitmeid puhkekodusid, Lepanina ja meil oli Otepääl ja midagi oli veel, siis juhtkond otsustas, et sellest tuleb teha eraldi nagu puhkeettevõte või turismifirma. Ja kuulutati välja konkursis selle juhi leidmiseks. Ma arvan, et ma ikka leidsin, et aeg on edasi liikuda, et see oleks ju suurepärane võimalus nüüd minna sellise valdkonnaga edasi, mis mind tõesti huvitab. Ja ma mäletan, et kandideerijaid oli 7, 6 meest ja mina. Miks nad minu valisid, ma ei tea, aga see oli suur õnn ja rõõm, et ma sain olla 5 aastat siis selle kauni Lepanina juhataja. Ja sel ajal hakkasin ma kokku puutuma ka siis Eesti niisuguste turismiproffidega. Oli vaja taotleda turismi- ja hotelliteenuste osutamise litsents, kõrge komisjon kuulas mind Tallinnas üle. Tagantjärgi mõtlen, et küll ma olin ikka hull ja julge, ma ei teadnud, põhimõtteliselt ju sellest turismist eriti palju. Aga see oli väga tore. Aga 5 aastat olin seal ja siis ühel päeval helistas minu Rootsi perekond, et nad on Tallinnas ja neil on õhtuks Van Graali teatril pilet, et kas ma ka tuleksin. No jõudsin. Ja vaheajal tuleb minu juurde tollane, võiks öelda Pärnu esimene turismiõpetaja Hille Insberg, kes oli just vastasutatud Pärnu majanduskooli turismiõpetaja ja ütles mulle, Heli, siuke lugu, et ma lähen lapsepuhkusele. Kas sa tuleksid nii kauaks minu asendajaks? Ma ei tea, kus ma jälle võtsin selle julguse kätte, et ma ütlesin, tulen, mõtlemata, et ma ju õpetamisest olen kaunis kaugel. Aga Hillel sündis teine laps ja juhtus nii, et ta tagasi ei tulnudki, nii et minus sai juba majanduskoolis turismiosakonna juhataja ja sealt siis sujuvalt sai arendama hakatud ülikooli õppekava ja see oli suur õnn ja võimalus. Ja loomulikult oli tol ajal kõik nii uudne ja ma arvan, et praegu me tegelemegi maa õppekava uuendamisega, sest selle aja jooksul, nüüd on vasti 30 aastat, on aeg ikka väga palju muutunud. Nii et ma arvan, et me oleme teinud hästi, me oleme teinud ja tegutsenud väga edukalt. Meie üliõpilased juhivad Eesti turismi ja piirkondade turismi ja turismiettevõtteid, aga aeg on sealmaal, et on vaja teha tõsiseid säravaid uuendusi ja ideid selleks on ümberringi küll. Täna näiteks oli meil kolledžis just üks välisõppejõud Soomest, Sanna-Mali, kes tohutult huvitavalt rääkis näiteks süsteemsest mõtlemisest ja regeneratiivsest turismist ja ilmselt need on kõik need asjad, mida me nüüd ka oma õppekavasse sisse võtma hakkame. Aga praeguseni, kui võrrelda vaadata nüüd neid algusaastaid ja praegust nii-öelda siis, mis moodi me õpetame, et kui paljud need juba omavahel erinevad? Need erinevad nii kohutavalt. Meil on praegu kolledži 30. sünnipäeva aasta ja igasuguseid põnevaid üritusi on kavandamisel, aga me oleme mõelnud, et teeks ka ühe näituse ja paneks sinna näitusele välja need asjad, mis on veel säilinud sellest ajast, kui me õpetamist alustasime. Minul on näiteks alles üks niisugune kohverkirjutusmasin, millega ma tõlkisin ära tollal ainukese saadaval oleva turismiõpiku, et alustada siis turismimajanduse aluste aine õpetamisega. Tõlkisin sõna-sõnalt läbi siis 5 kopeeli seal kirjutusmasina vahel. Ja loengupidamine käis siis nii, et mis olid selgemad eksemplarid, nendest siis lugesin ise maha ja teised jaotasin üliõpilastele, et nad saaks siis veel omakorda maha kirjutada. Mul on see esimene loengukonspekt ka alles, nii et see kirjutusmasin ja loengukonspekt lähevad päris kindlasti näitusele. Tänapäeva üliõpilased kujutaks niisugust asja ette. Ei olnud internetti, ei olnud teaduskirjandust mujalt saada. Kui mina näiteks tegin oma doktoritööd, see oli jälle väga huvitav periood. Ma sain käia sel ajal päris palju välismaal õppimas ja välismaa raamatukogudes tööl. Põhipõhjus oli see, et meil ei olnud mitte midagi saada. Nii et need asjalud on tohutult muutunud ja ega ei saa salata, et viimased aastad on meile juurde toonud niisuguse toreda kolleegi nagu AI koos oma heade ja halbadega.
ja minu esimene kokkupuude AI-ga oli väga kihvt. Meie tuntud turismitegija Aivar Luukel sai tunnustuse ühe sellise Green Destination programmi raames, kus antakse välja ka top 100 sellised silmapaistvamad lood ja üheks looks valiti siis tema see Ühe polootsiku lugu. Ja Aivar saatis mulle Messengeriga ingliskeelse teksti siis sellest sõnumist, mis avaldati selle sündmuse kohta ja ütleb, loe läbi. Loen läbi, soovin Aivarile õnne, et no palju õnne, tore ju. Aivar küsib, kas sa ikka läbi ka lugesid? Ja siis ma lugesin ja süvenesin ja ma sain naelda nii, et ilmus. See oli minu esimene kokkupuude AI-ga, kes oli ühe polootsiku tõlkinud ühe nokkaline rähn ja see oli päris lõbus. Nii et AI on sellest ajast muidugi väga palju arenenud, aga ta on hea abimees, kui on vaja kuskilt kas või mingil asjal otsa peale saada või mingid mudelit nii-öelda konstrueerida, aga sa pead nagu teadma. Ja muidugi keerukaks teeb see üliõpilastööde kontrollimise, et ta ikkagi ei tohiks olla lausa plagiaat või AI, et see oma mõtlemine ei tohiks sealt ära kaduda. No ma tean, et kolledžis on täitsa oma inimene, kes tegeleb just selle AI välja sõelumisega. Ja ta isegi jagas meile ühes loengus kuidas üks sõna, mida AI väga armastab, on rõhutab. Et see pidi olema suht koht igal pool sees, mis on issa, kui huvitav, et teil on juba selline teadmiste pagas, et oskab välja tuua, et AI-l on sellised kindlad sõnad nii-öelda. See rõhutab on tõesti silmatorkavalt palju kasutusel. Eelmisel nädalal ma just vaatasin ühe üliõpilase lõputöö nii-öelda esmast varianti ja ühesõnaga tegin palju kommentaare nende kohtade peale, kus tal oli sees see sõna rõhutav, et vaata üle ja ühesõnaga see torkas silma, et ma arvan, et sellel 5 leheküljel oli seda vähemalt 10 korda. Asi, mille peale niimoodi võib-olla teksti lugedes ei mõtlekski, kui keegi tähelepanu juhiks. Kui me räägime turismist, mida tähendab üldse turism, kui keegi lihtsamalt ära selgitada? Aastal 1995 tegutses Pärnus ka Pärnu Postimehe kõrval niisugune leht nagu Pärnu leht. Ja selles lehes andis intervjuu tollane siis Eesti Turismifirmade Liidu president Erki Urva. Ja sama küsimus oli, et mis see turism siin on? Ma olen teda nii palju tsiteerinud päris mitmesse raamatusse, need read kirja pannud ja me oleme kasutanud seda ka kolledžis teatud üritustel. Erki ütles väga vahvasti, turism, see on elu. Ükskõik, see puudutab meid kõiki, aga et me peaksime nagu turismi nägema laiemalt, et kes on turismitöötajad. Turismitöötaja on ka turul maasikamüüja või bensiinimüüja või ma ei tea, politseinik, kelle käest turist teed küsib või midagi taolist. See on niivõrd lai mõiste, et tegelikult me oleme kõik sellega seotud. Ja kui me mõtleme näiteks Pärnu peale, et väga mitmel korral on ikkagi ka kuidagi nagu tunda olnud see, et ega seda turismi siin ikka eriti tõsiselt ei võeta, et ta on nagu meiega kaasas käinud, ta on nagu on ja meil on rand ja spaad ja väga tore ja aga meil on ikkagi vaja tööstust arendada ja nii edasi. See on kõik õige, aga ma olen esitanud mitmel korral ka küsimuse, et teeme siis nii, et võtame turismi Pärnust ära. Kuidas te ette kujutate, missugune näeks Pärnu välja, kui siin ei käiks külalisi, kui siin ei käiks turiste? Mis meil ära jääks, mis meil olemas ole? Kas siis tööstus areneks? Kas siis elanikke tuleks linna juurde? Kas nendel inimestel, kes praegu siin elavad, oleks parem olla, kui neid turiste siin ei käiks? Nii et selles mõttes ma ütleks niimoodi, et turism ongi elu ja Pärnule on, võiks öelda, antud jumalik õnnistus, et meil on lisaks tublidele inimestele ka jõgi ja meri ja metsad ja pargid, et meil on olnud sellised tublid linnapead nagu Oskar Brackmann, kes väga teadlikult arendas nii kuuraltit, nii parke, kui sinna kõrvale ka tööstust. Turism on riskibisnis või riskiäli, nii et ma arvan, et ka praegu Pärnu linnas ju käib väga toredasti nii-öelda koostöö. Me loome elukeskkonda, me arendame turismi, see on meile väga oluline, see toob meile linna raha, see toob meile linna uusi töökohti, aga samas ta loob ka elukeskkonda, kuhu tulevad ka võib-olla uued ettevõtjad ja uued elanikud. Nii et kindlasti on väga oluline, et linn oleks kenasti ja tasakaalus arendatud, aga iga ettevõtja ja linna võib-olla tegelane peaks mõtlema, et kui me sellele turismile väärikat tähelepanu ei pööra, et mis siis juhtub ülejäänud linnaga või mis siis juhtub, kas Pärnu muutub elamisväärseks, et turism on ikkagi elu vitsakene, mis Pärnu elu käima paneb ja tõenäoliselt üha paremini, kui me oskame seda paremini juhtida.
Kui palju võiksid pärnakad ise selle sees olles mõelda, et me kõik oleme klienditeenindajad või visiitkaardid? See on ääretult oluline küsimus, sest kui meile tuleb külaline või turist, no oletame, et ta elab mõnes meie toredas hotellis, aga ta ei ole ju hotellivang. Ta liigub ka linna peal ja tema külastuselamust kujundab ju kõik see, mida ta kogeb. Ta käib võib-olla paaris poes, kuidas käituvad seal müüjad, kas nad on lahked või sõbralikud või viisakad. Ta käib võib-olla ka mõnes teises toidukohas samamoodi, et kuidas tal seal läheb. Tal võib olla vajadus ka näiteks kohaliku elaniku käest küsida, et kuidas ma sinna sõita saan või kas kasub Pärnus, no mis iganes, Karu tänav näiteks. Ja kuidas see kohalik elanik talle vastab, see on tema külastuselamuse oluline mõjutaja. Ja samas see kohalik elanik võiks juba ka mõelda, et need turistid ei ole ainult segav asjaolu. No hea küll, võib-olla suvekuudel on natukene lärmakam, aga ka mitte igal pool. Pärnu on nii avar, et ei pea ilmtingimata minema pearanda, kui see on kohaliku inimese jaoks lärmakas, aga ära siis teega maha, et Pärnu on nõme linn ja siia ei tasu tulla suvel ega no talvel ei ole siin ammugi midagi teha. Et ma arvan, et see kohalike inimeste võib-olla kaasamine ja teadvustamine, et see kõik on ju ka meie huvides või võtke, kui palju pakuvad spaad teenuseid kohalikele inimestele. See oleks ju kõik olemata, kui ei oleks ehitatud neid hotelle, mis tegelikult on ju mõeldud külaliste vastuvõtmiseks, aga kui palju teenuseid pakuvad nad ka kohalikele inimestele. Või kui me võtame näiteks terviseparadiisi, vanemad elanikud kindlasti mäletavad, mis selle koha peal oli. 10 aastat seisis seal üks nõukaaegne Mudalavila nii-öelda keha, millest pidi Mudalavile tulema ka nõukaaegse ennem otsa. Seal oli prügimägi, seal olid haisvad sonnid, aga selle terviseparadiisi ehitusega muutus ju kogu keskkond. Seal on kenad kohad, kus inimesed saavad jalutada, seal on võimalik kõiki neid teenuseid kasutada. Nii et võib-olla on see nagu oluline, et kohalikku inimest panna rohkem mõtlema ja võib-olla ka rääkima sellest, et kui uhke ja tore linn on ikkagi meie Pärnu ja ta ei ole mõeldud külalistele eelkõige, vaid eelkõige, et külalised käivad, on meil kõigil siin parem elada. Mis on see, mis on sind Pärnu juures hoidnud nii kaua? Terves aeg, kui mina tean, oled sa olnud Pärnuga seotud, Pärnu patrioot. Ja mis on see, mis on hoidnud Pärnu juures? No, esimese asjana ma võin öelda, et siin on minu kodu. et ma olen siin eluaeg elanud, kasvanud koos Pärnuga, mäletan Pärnu varemeid veel 50ndate aastate alguses. Mu ema töötas linakombinaadis, me ise elasime Pappi tänaval rannas, elu käiski rannas, kodune elu oli nii pisikene, et ega seal kodus ei olnudki ruumi alla. Nii et võib-olla Pärnut pani mind armastama just see, et ma olin heas mõttes sunnitud nii palju olema väljas, nautima seda Pärnu randa ja merd ja parke ja mida iganes. Ja võib-olla see kuidagi tekitas selle arusaama, mis see Pärnu tegelikult on või kuidas ma järjepidevalt nägin, kuidas need varemad kaovad ja mis nende asemele tuleb ja võib-olla hakkasin mingil ajal mõtlema ka selle peale, et miks oli vaja ehitada selliseid koledaid korterielamuid, nagu praegu on Pika tänava ääres ja ma praegu vabandan, et neid on kenasti renoveeritud ja nad nii koledad enam välja ei näe, aga linn oli ju purustatud, oli ju vaja inimestel kusagil elada ja see oli kõige kiirem viis luua, ütleme, sellist kohta, kus inimestel vähemalt on mingigi kodu olemas. Nii et võib-olla kõik see, et ma olen kasvanud koos Pärnuga, rõõmustanud koos Pärnuga, kurvastunud, kui siin vahel Pärnust halvasti räägitakse, et kõik see vist ongi. Ja võib-olla ka see, et ma olen ikkagi olnud väga pikka aega turismis, kohtunud ka väga paljude Pärnu külalistena, mulle tõsiselt pakub naudingut giiditöö. Ma ei tee seda väga tihti, kuna põhitöö on ikkagi olnud domineeriv, aga ma näitan tohutult hea meelega linna. Räägin ajaloost ja Olev Siinmast ja kellest iganes veel. Ja siis ma ju näen ka ringkäikudel, et meil on ikkagi palju kohti ka veel, mis ootavad arenemist ja korda tegemist. Aga samas rõõmustan, kui palju on ikkagi maju renoveeritud ja kui palju on tagasi tulnud selliste võib-olla toredat puitarhitektuuri ja puitpitsi, aga need on kõik sellised, et tahaks nagu ka kohalikele inimestel näidake, et vaadake, kui kihvt on ikkagi Pärnu. No tihti ju käies linna elanikuna kindlat trajektoori pidi, siis on see tee, see siht silme ees, aga see, mis on seal ümberkaud, kõik need ilusad arhitektuurilised detailid, me ei märka seda, sest me jookseme nii ruttu läbi sellest.
Ma ikka aeg-ajalt teen ja olen teinud selliseid tuure, kus osalevad ka paljud kohalikud inimesed. Ja nii tore on kuulata pärast reaktsioone või selliseid, nende kommentaare, et issand, ma elan Pärnus juba mitukümmend aastat ja ma ei teadnudki, kas või lihtne asi, ma ei teadnud isegi seda, et Pärnus on punane torn olemas või midagi taolist, nii et selles mõttes ikka kohalik tuleb kaasata ja võib-olla kaasa võtta ka selleks, et ta ise saaks paremini linnakülalistele uhkusega oma linnast rääkida. Ja ideaali maailmas ju ei ole, nii et me ei saa ju ka Pärnus rääkida kui mingis ideaallinnast, mis on nüüd valmis. Aga hästi tore on vaadata, et Pärnu ju ikkagi väga jõudsalt iga aastaga areneb ja läheb kaunimaks. Kui sa saaksid praegu öelda, et mis asjad võiksid olla Pärnus paremini, siis mida võiks olla Pärnus paremini tehtud või siis mis see suund võiks olla? Eelmine nädal näiteks kiideti ju heaks kogu selle Pärnu hotelli territooriumi rekonstrueerimine, jällegi spa hotelli ehitamine sinna ja selle vana hoone säilitamine ja mulle teeb tohutult head meelt, et meie kuulsa ja armsa Ranna Seene nüüd arhitektuuri lahenduse konkursile saabus 25 tööd, see oli rahvusvaheline konkurss ja see võidutöö, mis välja valiti, see on nii imeilus, nii et ma hoian ainult pöialt, et kui näeks seda, kui see on tõesti valmis, et on säilitatud seda kuulsat Siinmaa restorani ja rannaseent, et see ümbrus on korras ja et seal juures on siis muljetavaldavalt ilus ehitus. Või praegu eile ma käisin just rannas, seal ju käib suure hooga Brackmann osaühingu siis hotelli- ja konverentsikeskuse ehitus. Ma juba kujutan ette, milline on see ümbrus võib-olla aastal 2027, kui see kõik peaks valmis saama. Käisin mingi aeg eelmine aasta toredal niisugusel jällegi arutelul, kus arhitektid pakkusid välja oma mõtteid ja ideid, kuidas Pärnu muuta sellisest kinnisest kastist, kui praegu üle jõe tulla, siis tõesti kogu see kontserdimaja Pärnu keskus, see on ühel tasandil nagu müür, et kuidas seda Pärnut paremini liigendada, et siia tuleks ikkagi ka kõrghooneid ja linnas on meil ruumi palju. Mul oli autopesus, käisin seal Wunderbaali juures autopesulas ja vaatasin, issand, kui palju seal on tühja ruumi, mida kõike annab veel tulla ja et kui palju on Pärnus võimalusi veel paremaks saada. Aga kevadeks on valmis see jõeäälne kaldakindlustuse või see remont, see on ju suurepärane. Naljapõka pooleks, aga selles on nii-öelda suur tõetela ka sees, et tehes giiditööd, millest ma tõesti tunnen puudust, et kesklinnas ei ole avalikku tualettruumi. Ja see ei olegi nii väikene asi, kui tulevad bussiga grupid, ükskõik siis Riia või Tallinna poolt, väga tihti saame kokku seal Pärnu hotelli või iseseisvus väljaku eest. Nad on mitu tundi sõitnud, esimene vajadus on minna tualettruumi. Ekskursiooniks on aega tund või 1,5. Et minna portalt tuli ülemisele korrusele, suur tänu, et sinna on rajatud avalikult juurdepääsetav tualettruum, aga see on 3. korrusel, minna sinna ja tulla tagasi 0,5 tundi või pool ekskursiooni ajast on juba läinud. Bussijaamas on ka midagi olemas, aga seal on ka omad probleemid. Nii et kui me tahame olla külalislahke linn, siis ka sellised asutused peaks olema avalikult paljudele inimestele kättesaadavad. Aga see on, selles mõttes näljaga pooleks, et kes tahab, küll see leiab, aga et kui grupiga käia, siis rannas on kenasti lahendatud juba asjad, nii et seda ootaks. See on väga äge asi, mille sa välja tõid ja selle peale Pärnu elanikuna ei mõtle. Aga mõelge, kui palju üritusi on näiteks seal iseseisvuse väljakul. Ka need inimesed, kui on pikka aega seal mingi kontsert või mingisugune laat, ka neil on ju vaja tuletti minna. Nii et ka see on linnaelanike või kohalike huvides, et selline avalik koht peaks olema ja ei pea nii-öelda meie selle teemaga tegelema kohvikud. Praegu, kes teab, läheb kuskile kohvikusse. Aga see on kohvikupidajatele ka lisakoormus, nii et tõsine teema igal juhul. Elementaarne justkui. Ja. Aga turism, mis on see, mis on sind selle valdkonna sees nii kaua hoidnud? Põnev on ju. Rääkisin täna üliõpilastele ka, et ma mäletan, et kui ma olin selline teismeline, millal hakatakse nagu unistama, et mida ma võiksin tulevikus teha ja kelleks ma võiksin saada ja mina tegin noorena päris kõvasti sporti, ujumisporti tegin ja kuulusin mõnda aega ka Eesti koondisesse ja spordi kaudu oli võimalik nii Pärnu võistkonnast kui ka siis juba hiljem Eesti võistkonnaga palju ringi leisida. Nii et me käisime hästi palju Moskvas ja Leningradis ja Kiievis ja ütleme Nõukogude Liidus, aga oli võimalik teha ka esimesed välisreisid.
ja vot sealt hakkas kuidagi see pesik külge, et jumal, kui huvitav on ja kui teistmoodi on teistes kohtades ja et hakkas tekkima selline unistus, et ma tahaksin teha midagi niisugust, kus saab maailma näha ja huvitavate inimestega kohtuda. Ja ju see alateadlik soov on olnud nii suur, et nüüd ma olen kõike seda saanud. Töö on huvitav, olen paljude erinevate rahvuste ja inimestega kohtunud, olen palju reisida saanud. Usun, et olen nii mõnegi ka reisipisikuga nakatada suutnud ja niisugune see elu on olnud. Miks on reisimine inimesele oluline? Mida see reisimine temas avab või aktiveerib või teistmoodi nägema paneb? Jälle mõte läks algul nagu teist laadi. Hakkasin praegu mõtlema selle peale, et missugune on turismi inimese või isegi ka nüüd ütleme üliõpilase, kes on tulnud turismi õppima, kõige kohutavam, see ei ole ka omadus, ühesõnaga kõige kohutavam asi, mis on tuhmid silmad, kui seal silmas miski ei sära, kui millegi vastu huvi ei ole. Kohe tahaks mõnele öelda, et kui sul üldse selle asja vastu huvi ei ole, mine õpi ja tee midagi niisugust, mis sind huvitab. Et võib-olla turismiga seondub ka see, et inimesel on sügav huvi maailma vastu, mis seal toimub, mis inimesed seal on, kuidas on erinevad kombed ja kultuurid ja see kõik on nii püha üristus kui huvitav. Ja tagasi tulles sa võib-olla palju rohkem mõistad ka oma kultuuri. Sa võib-olla mõistad, et Eesti ei ole see maailma naba. Me hoiame, säilitame oma kultuuri ja keelt ja pärandit ja kõike me seda teeme, aga me ei saa nagu arvata, et kõik teised rahvad peaks samamoodi käituma. Et see on kuidagi nii rikastav ja väga palju põnevaid uuringuid on ka selle kohta, kui oluline mõjutegur on turism inimeste elukvaliteediga seonduvalt. Ja tänapäeval veel eriti, see võimaldab sul olla eemal igapäeva võib-olla toimetustest, natukene pinget maha võtta, stressi maandada, võib-olla ka uusi suhteid leida, et ta on otseselt seonduv ka meie nii-öelda elukvaliteedi temaatikaga. Ongi huvitav ja ma olen vahel öelnud koolitustel, kui ma näen ka, et on sellised probleeme, et miks just turism ja mis see ja teine mõtlen, aga elu on ju täis valikuid, et turism on üks võimalusi. Kui see teid köidab, kui teid huvitab see, mis maailmas toimub ja huvitab suhtlemine teiste inimestega ja tahate olla külalislahke, siis on turism teie jaoks. Aga kui see ei huvita, siis tehke teine valik, minge sinna, kus teil on huvitav olla. Aga õpetamine, see ei ole väga lihtne töö. See on töö, kus sa annad õpilastele väikese suuna kätte eluks nii-öelda. Mis on see, mis seda tegema motiveerib? Ma pean ütlema, et ma kunagi elus ei unistanud, et hakata õpetama. Et ma olin kuidagi ikka nagu rohkem muul näilen ja kui see Lepanina võimalus tuli, siis ma ikkagi nagu nägin, et ma võib-olla rohkem on sellise turismi ettevõtlusega oma edasised teekonnad, aga elu vahel viskab selliseid ootamatuid juhuseid ja võin küll öelda, et tagantjärgi mõtlen, et see, et hakata turismi õpetama oli paras hulljulge tegu, et kui ma lugesin läbi ja siis ka tõlkisin ja läbi kopeeri nii-öelda võtsin kasutusele esimese turismiraamatu, mille ma elus läbi lugesin, siis hakkasid kuidagi silmad avanema. Ja siis, kui juba tuli Pärnu kolledž, siis oli ka selge see, et mulle ikka see valdkond väga meeldib ja ka seda õpetada ja võib-olla avada seda turismi laiemat pilku. Ja siis ma sain ka aru seda, et kui ma tahan Tartu Ülikoolis töötada, siis ma pean ikkagi väga tõsiselt enda nii-öelda arendamise esile võtma. Ja läksingi, valisin kõige võib-olla realistlikuma variandi, mis tollal saada oli, lõpetasin nii magistri kui doktoriõppe Tallinna Ülikoolis, nii et sealt ma sain siis lisaks võimalusele oma teadustööd ja magistri- ja doktoritööd siduda turismi ja teenindusvaldkonnaga. Ma sain ikkagi ka väga tugeva põhi alla, ütleme, õpetamise ja kasvatamise teemadel. Nii et see on niisugune loogiline areng olnud ja mis võib-olla veel on olnud mulle ikka väga huvipakkuv. Et kuna tõesti Eestis sellist turismivaldkonna õppekirjandust praktiliselt ei olnud, siis kuidagi ma sattusin ka selle võib-olla mõtte juurde, et kui ei ole, siis tuleb teha. Et olen päris palju niisugust õpiku kirjutamise tööd teinud ja esimene oli koostöös tollase Eesti giidide-ühingu esimehe Aare Maega tegime ühe teenindusõpiku inimeselt inimesele. Siiamaani kasutatakse, keegi pole viitsinud paremat kirjutada, kuigi aeg on edasi läinud. Ja siis turismimajanduse ja turismisihtkoha juhtimise ja viimane oli koostöös kolleegidega siis selline teenindusprotsesside juhtimine ja disain. See on suur töö,
aga tohutult huvitav ja kuidagi on nagu rõõm, et seda saavad kasutada paljud. Et sellest, mis ma olen teinud, ei ole mitte ainult, et ma oma loengutes kasutan, vaid et seda on saanud ikkagi kasutada päris paljud inimesed, ka profid, mitte ainult siis üliõpilased. Nii et lihtsalt ongi huvitav. Ja iga aastaga tunnetan ka seda, et mingil ajal oli enesekindlust päris suur, et ma ikka olen täitsa prof juba, turismi õpetamise alal. Aga elu muutub nii kiiresti, nii palju tuleb uut peale, et ega see õppimine ja uudishimu ei lõppegi otsa, et kogu aeg on midagi uuendada vaja, kogu aeg on midagi juurde teha vaja, aga võib-olla see hoiabki silma säravana ja nii-öelda sükse tunne, et paneks mõned aastad veel. Kas sa oled ka enda jaoks seadnud mingiseid järgmisi sihte, mida sa kindlasti tead, et tahaksid olla osaline sellest? Üks asi nüüd on kindlasti õppekava uuendamine. Ma arvan, et see on selline suur protsess, mis käsil on. Ja minul oli nii-öelda tõesti suur rõõm ja võimalus olla ka Pärnu kolledži esimese rahvusvahelise magistrikava nagu arendajaks või vedajaks. Ja see oligi jällegi väga suur eeltöö, mis me tegime, et ikkagi leida see õppekava, mis kõige paremini sobib Pärnusse. Ja ma arvan, et me otsustasime, et selleks on just siis nimelt heaolu ja spaateenuste juhtimine ja disain ja juhtimine oli õige otsus ja meil käis ju 15 aasta jooksul üliõpilasi magistrante praktiliselt üle kogu maailma. Hetkel on õppekava pausil ja võib-olla see on üks minu suur unistus, et ikkagi see õppekava taas käivituks, sest paremat kohta, kus seda valdkonda õpetajad kui Pärnu lihtsalt ei ole ja see sobib Pärnusse nime hästi. Võib-olla veel üks asi, millesse ma kuidagi olen oma nina sisse toppinud Pärnu uues sellises koalitsioonilepingus ja meie uue linnapea suur unistus on, et Pärnust saaks aastal 2036 Euroopa kultuuripealinn. Sinna on nii palju aega, ma ei tea, kas minu silmad seda näevad, aga igal juhul kogu see temaatika, kogu see protsess, kui palju see aega võtab ja kuidas peavad olema väga selged sihid ja selline ühine soov, et seda soovivad kõik need osapooled, linna elanikud, linna ettevõtjad, mitte ainult turismiettevõtjad, et ei katkeks võib-olla see ettevalmistustöö, kui ütleme, võib-olla poliitiline olukord muutub ja mingid uued valimised tulevad. Ma nüüd, võib-olla viimane pool aastat olen väga hasartselt kuidagi uulinud, et kuidas see Euroopa kultuuripealinnade värk käib ja et kuigi ma võib-olla ise olen praegu mõned võib-olla mõtted selle kohta välja käinud, ma ei arvagi, et ma osaleks selles protsessis, aga ma kuidagi mõtlen, et küll see oleks tore ja et asju viib edasi ikkagi jäljepidevus, mitte lühiajalised otsused. Et see oleks üks Pärnu võimalus ja unistan sellest, et Pärnu kasutaks selle kultuuripealinna ettevalmistustööde juures ära seda tugevust, mis meil on ja mida paljudel linnadel ei ole, et me saaks uhkusega öelda, et me oleme aastalingne kultuurikuurort. Mul oli alles hiljuti üks põnev saade Piia Karro Seljaga, kes ütles, et tema väidab, et Pärnu on ainukene koht Eestis ja ütleme Pärnumaa siis, ainukene koht Eestis, kus on võimalik põhimõtteliselt 365 või 66 päeval aastas linna südamest 50 kilomeetri raadiuses mingist kultuurisündmust osa absoluutselt. Ja mis veel selle kandideerimiseks on väga suur pluss, Tartul jäi võib-olla natuke majutusvõimetus väheks. Aga meil on seda praegu juba parasjagu olemas, meil on seda mitu juba kerkimas, eks ole. Meil on tulemas ikkagi, nüüd on lubadus, et ikkagi see Tallinn-Pärnu maantee saab 4-realiseks. Mina usun, et see Rail Baltica ikkagi tuleb, et tähendab ka see on oluline, et meile oleks juurdepääsetavus nagu parem. Nii et meil on nii palju tohutult ressurssi, meil on nii palju potentsiaali, et siiski minna sellise julge ideega edasi. Võib-olla kõige suurem mure on, et kui me selle asja ette võtame, et see ka kestaks, et ta kuskil mingis etapis ära ei katkeks. Kuidas enda selliste kiirete tegemiste toimetamiste juures sina oskad tasakaalu hoida, et oleks kõik need nii-öelda taburetid korralikult jalad paigas nii-öelda? Mina võin öelda, et elu on olnud nii kirev ja kirju, eks ma ole igasugu tükke teinud ja vahel endaga ära unustanud ja vahel on olnud aastad, kus tõesti ongi töö ja töö ja töö. Ma mäletan, et enne koroona aega, kui meil kolledžis olid veel sellised vooruloengud ja meil ju käib õppetöö 7 päeva nädalas, sessioonõppe on ju ka nädalavahetustel, siis ma ühel hetkel avastasin, et mul on läinud 3 aastat praktiliselt ilma nädalavahetust, et niivõrd palju oli õppetööd. Vahepeal oli vaja kedagi asendada, keegi oli lapsepuhkusel ja nii edasi.
Aga ma arvan, et mulle on tulnud ikkagi väga kasuks see, et ma olen ikkagi lapsest saadik olnud, ütleme, spordi ja liikumise juures ja et see ei ole kadunud tänaseni. Kunagi, kui ma töötasin Pärnu KEK-is, siis ka meie töötajate tervise eest väga hästi hoolitseti. Meil oli kõigil võimalus käia tasuta ujulas ja mängida palli ja mida muud, karateetreeningutel käia ja kus iganes. Aga sellest ajast peale, kui nüüd valmis Terviseparadiis 2004, et ma olen alguses aastatest olnud väga nende kõikvõimalike rühmatreeningute nii-öelda fänn. Et mul on ka praegu niisugune kõikhinnas kaart, mis tähendab, et ma saan käia nii jõusaalis, nii ujulas, nii saunades, siin ravispaas kui teisest ja ma lihtsalt naudin seda ja teiselt poolt see kuukaart on ka nagu väike kohustus, mis ma tast ostsin, kui ma ei käi. Nii et need hoiavad küll, ma ikka ütlen, et täna kõik mu muremõtted jäid siia sauna, upuga nad ära sinna, koju lähen puhta lehena, ei mingeid muremõtteid peas. Et ikka aitab sükene asi. Kui oleks vaja kirjutada järgmine raamat praegu, mis teemal see tuleks? Jälle teema, millest just üks päev, eelmine nädal äkki rääkisin üliõpilastele. Et eelmisel aastal ilmus üks selline tore raamat Heaolu. Ja see on siiani ainuke ja hästi põhjalik kõiki heaolu aspekte avav raamat eesti keeles. Näitasin ka täna üliõpilastele, et väga soovitan lugeda, et meil praegu algas just selline aine nagu heaolu ja terviseturism. Aga selles raamatus ei ole peaaegu üldse juttu ühest väga põnevast teemast, nii et kui ma ja võtaks mõne kampa ka veel, keda see teema huvitab, me tegime isegi korra väikese taotlus, et teha üks õpiks sel teemal, aga kästi nagu lihvida ja siis meil kuidagi läks hind üle. Ühesõnaga, heaolul on mitu tähendust. Inglise keeles on well-being, welfare, wellness ja mina teeksin sellest wellnessi teemast, mida võetakse kui mingit lilu, aga see algab tegelikult sellest, et kuidas ma nagu ise näen oma heaolu, missugune on see minu nii-öelda heaolu ring, mis kõik peaks sinna kuuluma, mitte ainult liikumine või mitte ainult mingi järjekordne dieet, et vaat sellel teemal on idee küll, et kuna see raamat, mis nüüd heaolust on ilmunud, on väga hea, aga ta ei võta nagu seda külge, et siis võib-olla sellest kunagi tuleb ühesõnaga mõttest tegu, et see on mõttes olnud küll. Aga mina jään seda raamatut ootama. Tore, no siis tuleb ära teha. Siis tuleb ära teha, nüüd ma sain selle mitte üldse õnnetu, vaid täitsa õnneliku jaa kätte. Jah, no võt, lubadus antud, tuleb tegutseda. Aga siin lähiaja plaanid, mis on ees ootamas? No ma väga loodan, et mul on võimalik kaasa lüüa meie õppekavaarenduse protsessis. See on väga tõsine ja väga põnev, et tõesti me oleme teinud head tööd, aga lihtsalt aeg muutub ja on vaja edasi astuda. Et me leiaks need kõige võib-olla õigemad teed, mis suunas edasi astuda ja millised on need sõnumid, mida me siis Eestimaale ja laia ilma saadame, et tulge kindlasti Pärnu kolledžisse õppima, et me teeme midagi väga vägevat. Et see on küll hinge peal, et seda tahaks teha. Siis suvel ma olen see aasta lubanud küll, et ma eriti töiseid asju ette võtta ei tahaks, et tahaks natuke pikemalt olla oma vahvate lapselastega. Aga sügiseks on lisaks tööle ka üks tore leis kirja pandud, et lähen novembrikuus Malaisiasse, et üks niisugune plaan on ka selleks aastaks veel. On jällegi mida oodata ja ma arvan, et selle ilusa mõttega saame ka täna kokku võtta. Suur aitäh, Heli Tooman, selle aja eest, palju õnne ja loodetavasti järgmiste jutustamistele. Aitäh kutsumast ja võib-olla läksin oma juttudega liiga hasarti, aga see näitab, et asi on südames. Et nendel teemadel, mis inimest köidavad, ollakse ikka valmis meelesti rääkima.